Tervist, on Hiljar Kohvina. Ja täna on teisipäev, 21. jaanuar aastal 2020 ja vaadake, kui ilus on loodus, kõik ilusti roheline ja taevas on niisugune pilvitu ja selline parajalt soe. Aga tegelikult ma tahaks rääkida sellest, et 17. jaanuaril oli meil Tallinnas 7 merd nimelises lokaalis või restoranis oli meil kena show kontsert, mille eestvedajaks oli meil DJ Eiki Ainsalu. Ja esinejateks oli siis mina ehk siis Hiljar Kohv, DJ Eiki Ainsalu ise, siis oli Arno Toksma loomulikult ja siis oli ka Raits. Rahvast oli päris korralikult ja meiega ühes lauas oli ka Õhtulehe toimetaja Tannar Leitmaa. Ja seal Tannar Leitmaa ja siis Arno Toksmaaga oligi selline kummaline asi, et mina olin, siis kui Arno Toksmaa esines, olin mina seal nii-öelda laua peal ja siis Arno Toksmaa oma esinemise aeg astus laualt maha ja läks saali ja võttis seal Tannar Leitmaa võttis oma embusesse ja eemalt vaadates, oli siuke tunne küll, et ta andis huultele musi, eks ole, aga mõned arvavad nii ja mõned naa, et see käis nii automaatselt, et keegi ei saanud aru, mis seal täpselt toimus, nii et Toksmaa ütles küll, et ta oli nii, et Tannar Leitmaa oli nii kuum ja nii, eks ole, et sai ta musi, aga siis Leitmaa ise vastab, et see on vale jutt, et ta ei ole musi saanud, et lükkas ta eemale, võta sa nüüd kinni, pildis seda ei saanud, filmida ei saanud, et kuidas ta oli, see selleks. Aga, et kuna Õhtulehe esindaja oli ikkagi peol kohal, siis ma olen ikka siiralt imestanud, et Õhtuleht ei kajastanud sellest peost absoluutselt mitte midagi. Nii et Tannar oli seal lava ees, seal tantsis ja tegi oma igasuguseid poosetusi seal, eks ole. Ja kui üks Kõmu väljaanna kohal ja kui ta ei tee show värgist üritus, ma ei saa aru, mis see leht siis üldse on, et siis ei ole see Õhtulehe ilmumisel ka mõttetu sõnaga, et ei ole mõtet sükust lehte siis teha, et kui käid showdel ja neid showsid ei kajast, et kas Õhtuleht teeb see lehte ise endale või, eks ole, et minu arust ikka teeb laiale lugejaskonnale ikka palju rahvast oli huvitatud sellises showdes ka, et ei ole mitte nii, et paneb mingisugune hundi siia sinna, et hunt tulub seal iga kord ja siis on aga hundist lood, ma ikka ütlen, mis selle hundi tegelik nimi on. Aga mul õnnestus sellel peol kohtuda esimest korda ka Selgeltnägija ja filmimehe Toomas Ariaga, kelle juures ma siis seal Mustamäel ka käisin ühesõnaga ja me vaatasime seal ära selle filmi Õiglus, mis pidi nagu esilinastusel tulema vist maikuuses. Ja ühesõnaga, et film Õiglus ja selle Õigluse tuleb ka järg, ühesõnaga, et Õiglus 2. Aga siis on ka Eesti lugude sarjas kavas Õiglane, selline, mis on ka Toomas Ariast ja see on selle Õigluse põhjal tehtud niisugune Eesti lugude sarjas üks film. Ega minust või seal, kus mina osalen, on see Mõjutajate film, see peaks ka tulema Eesti Televisiooni ekraanile. Kas ta nüüd tuleb veebruaris või märtsis, ma täpselt ei tea, aga nii, et suvel 5. juulil see siin õues tehtud sai, kuna ilm oli niisugune vihmane, siis osavõtted sai ka esikust tehtud ja sõnaga, et ilm ei soovi seda värke. Nii et siis sellised lood, nii et Õhtulehe peal ma ikka küll pettunud olen, et käib kohal ja lugu ei tee, sõnaga, et ei ole see Õhtuleht väärt siis midagi, sõnaga. Ja nii ütlen mina, Hiljar Kohvina.